See on Erasmusega üle ilma ja tagasi õpirände podcast. Mina olen Indrek Vaheoja ja mul on täna külas Triinu Edela. Tere, Triinu! Tere! Räägi, kes sa oled, mida sa õpid, mida sa teed ja siis jõuame ka selle põneva loo juurde, kuidas sa oled käinud Erasmuse programmiga siis praktikal välismaal. Aga kes sa oled, kus sa õpid ja kelleks sa saad? Ma olen suur hobuentusiast ja ma õpin Järvamaa Kutsehariduskeskuses hobuhooldajaks. Koolis, kas sa veel käid? Kas sul on kool juba läbi? Ja see on 3-aastane õppe ja hetkel olen ma siis viimasel õppeaastal ehk 3. aastal. Kas sa oled ise Järvamaa inimene või sa oled kusagilt mujalt pärit? Ma olen pärit Juminda poolsaarelt, mis on siis täpselt Rakvere ja Tallinna vahel. Seal ütleme, et võib-olla tuntakse ära siis, kui ma ütlen Käsmu-Võsu kandis. Et siis kõik teavad, et kus kohas see Juminda poolsaar enam-vähem on. Aga mis viis ühe Juminda poolsaare neiu Järvamaa Kutsehariduskeskusesse õppima hobuhooldajaks? Hobused ilmselt? Kindlasti hobused ja kindlasti ka see, et see on ainus koht, kus saab üldse hobu erialal õppida Eestis. Et siis, kuna kirg on suur, siis tundus see kõige panev valik. Ja õppima läksid sa siis peale 9. klassi? Jah, peale 9. klassi. Kas oli muid mõtteid ka sul või kas sul oli ka selline mõte, no aga käiks lihtsalt, läheks gümnaasiumisse edasi, saaks gümnaasiumihariduse kätte ja siis vaataks juba, mis saab või sinu jaoks hobused ja sellega seonduv oli ikkagi nii tähtis ja oluline, et sul nagu ei olnudki muid variante? Ma kindlasti mõtlesin gümnaasiumihariduse peale ka. Tegelikult see oli pigem... Ma mõtlesin selle peale, et ma võtan koduõppe, et ma saaks just veel rohkem hobustega tegeleda. Et ma teen seda tegelen gümnaasiumiharidusega lihtsalt kodust ja tegelen hobustega. Aga siis me hakkasime ka kaaluma neid Järvamaa Kutsehariduskeskuse võimalusi, mis võimalusi ta mulle pakub. Ning kindlasti ka see, et ma saan õppida koos teiste hobuinimestega. Et ma saan siis nagu minu tutvusringkonnas on just need õiged inimesed. Siis lihtsalt see kaalus gümnaasiumi variandi üle. Ja sa õpid statsionaarõppes seal, oled igapäevaselt kohal, elad ühikas? Ja õpilaskodus ühikas, jah. Jah, õpilaskodu vist on tänapäevan õige termin, eks ole. Aga tegelikult me kõik kasutame ühikas, Aga kuidas on üldse ühel noorel inimesel tulla kodust ära, minna siis õpilaskodusse elama, kus peab ise vaatama, et oleks puhtad riided, ise pead ikkagi, ma kujutan ette, ka süüa tegema oma elu peale. Kas see valmistab raskusi ka või läks see kõik ime lihtsalt? See kuidagi läks väga sujuvalt, sest et ma ei ole kunagi... See ei ole kuidagi mulle kunagi mingisugust... Erilist probleemi tekitanud. Ilmselt see on ka sellepärast, et kuna ma lähen alati sinna, kus hobused on, siis see kuidagi ei ole häirinud. Aga kuidas sinu hobuste kirg üldse avaldus? Kas sa mäletad oma esimest kogemust, mis üldse hobustega oli? Mis ajast nad sulle meeldima hakkasid? Ma tegelikult, kui ma oma vanu joonistumispilte vaatan, siis seal ma juba joonistasin hobuseid, aga ma veel ei käinud ratsutamistrennis. Ja siis lihtsalt mingi hetk minu ema tuttav ütles, et kuule, minu laps ka käib ratsutamas, äkki tahab, siis tahan mina ka tulla. Ja ema pani mind ratsutamistrenni ja siis sealt läks edasi. Ma olin umbes vist saamas kohe 7, kui ma ratsutama läksin. Ja sellest ajast saati ma olen nagu tegelenud hobustega. Ühtegi pausi pole olnud. Alati on see minu üks elu osa olnud. Aga räägi koolist ka, et mis aineid antakse hobuhooldajana? Ma ütleme niimoodi ise kõrvaltvaatajana väga vähe sellest alast teadjana mõtted, mis okei, seal on ilmselt räägitakse hobuste siis, anatoomiast, hobuste tervisest, eks ole, kindlasti. Õpitakse, kuidas siis hobust hoolda, kuidas teda kammida, kuidas kapjade eest hoolt kanda, kuidas hambaste tervis, kõhutervis, kõik sellised, toit on ju. Tegelikult sa ütlesid peaaegu kõik asjad ära, mis me õpime. Kindlasti võib-olla on ka talli pidamine on ka üks oluline osa, et kuidas talli ise majandada, seda hoonet ja kuidas seda hoonet hallata ja kuidas hobuste, kus nad elavad, boksid, võib-olla, kui ma ütlen, latter on ka võib-olla natuke aitab selgust luua, mis on, kus nad hobused elavad, kuidas neid hooldada ja siis...
Ja seda siis nii võib-olla ongi. lisakski. Jah, need asjad on. Ja lisaks siis keskharidus ju ka. Ja keskhariduses on ka lisaks. Aga kuidas on õppida niimoodi, sest no ma isiklikult ei ole, mina olen lõpetanud omal ajal, noh siis oli isegi keskkool veel, eks ole, keskkooli, siis läksin ülikooli õppima, et niimoodi, et ma õpiksin siis ametit ja üldharidusõppe juurde, et seda mul kunagi ei olnud, et kuidas sellist kahte asja siduda on, kas see on kuidagi keeruline ka või see käib iseenesest või teil on mingid päevad, kus te olete hobuste juures, teine päev on matemaatika, eesti keel, inglise keel? Ja meil on niimoodi, et näiteks meie kooli puhul üleüldse on, kuna kõik õpivad mingisugust eriala ja tavaliselt meie vanused siis võtavad ka keskhariduse juurde, siis mõnikord on niimoodi, et sul on näiteks hommikupoolikul, sul ongi need praktilised tunnid, mis ongi seotud siis sinu valdkonnaga ja siis päeva teisel poolel ongi võib-olla siis näiteks selle keskhariduse osa. See täiesti oleneb päevast ja mõnikord ja mis ongi nagu lõbus on see, et söögi vahetunni ajal, et kui keegi tuleb oma praktikatunnis, siis näiteks meil on talliriided seljas või siis kellegi teisel on need automehaaniku tunked või mis iganes, et see on nagu lõbus selles mõttes vaadata, et ei ole inimesed, ei käi söömas lihtsalt tavariietes. Vaid ikka tööriided. Ja. Aga kas teil õpilastel seal on kõigil on kindel siht silme ees, et kelleks ma tahan saada, et kui nüüd on tuldud ikkagi haridust omandama ja kutseharidus, eks ole, ju annab ju ameti, mida ütleme, tavaline gümnaasium sulle ei anna. Et kas kõigil on ikkagi päris selge ja klaar pilt, et mis edasi saab? Ütleme nii, et ma seda kindlasti väita ei saa. Teistest ju rääkida ei saa. Ja just, et minul on kindel siht silme ees, aga eks kindlasti leidub ka inimesi, kes tulevad ja katsetavad lihtsalt seda eriala, et kas see neile meeldib. Ja siis sellest vaatavad edasi. Aga mis on sinu siht? Kelleks sa saada tahad? Minu missiooniks on Eesti ratsaspordi arendamine. Praegu ma tegelen oma veebisaidiga ja nii-öelda loon enda ümber sellist networki või kogukonda, kellega hakata seda tegema, sest et mina nii-öelda üksi ja oma ajuga täpselt ei tea ju, mis meil siin Eesti hobumaailmas toimub, sest ma igat vaatenurka ei näe, mis vajaks just nagu arendamist. Et siis ongi vaja kõigepealt esmalt saada see kogukond kokku ja hakata nende teemade üle arutlema ja siis leidma neile lahendusi. Aga kuhu võiks Eesti, siis ma ei tea, hobu kogukond ja hobukeskkond ja hobused ise ja kuhu me võiksime jõuda? Milline see võiks olla, see ideaalpilt? Ideaalpilt võiks olla, ma arvan, et see, et meil on, hobuinimesed on oma mõtetega nagu, nad on õigemini, kõik on, oota, see läheb keeruliseks. Lihtsalt, et seda kaasajastada, seda keskkonda, sellepärast, et me oleme natukene jäänud ajast maha. Nüüd ma olen käinud Belgias ja nüüd tänu Erasmusele sain ka Rootsis käia olümpiatasemel tallis, õigemini selle olümpiatasemel sportlase juures ja see tase, mis seal on niivõrd kõrge, et ma näen, et seda võiks just Eestisse ka tuua, just kõik need teadmised ja see pühendumus. Meil on vist piisavalt palju kahjuks seda nõukaaja pärandit veel, et mõeldakse natukene vanaaegselt. Ja kindlasti on seda, et mõeldakse vanaaegselt ja mille peale mina loodan on see, et ma saan hakata suunama noori siis just kaasaegsemalt mõtlema, et isegi kui neil ei ole võimalust olnud välismaal käia, mida ma kindlasti väga soovitan, et inimesed käiksid välismaal, sest et sa sealt tõesti näed, milline see spordi ja tippmaailm välja näeb, et kuidas tegelikult tippus asju saavutatakse. Et sellega sa tahad tegeleda ja tegeled ka? Ja. Aga nüüd sa juba ise ütlesid paar korda Erasmuse programm, et räägi, kuidas sinuni jõudis info sellest, et on olemas selline võimalus Erasmusega minna laia maailma praktikale ja õpirändele, et kuidas see info sinuni jõudis ja kuidas sa edasi käitusid? Meil oli koolis tuli spetsiaalne tund selleks, kus tuli siis meie Erasmus Plus projekti koordinaator. Ma ei tea, et ma võin ta nime ikka öelda, Marlene Annabel Pukk, kes tuli meile siis seda reklaamima, et kellel huvi on
et siis saab sellest võimalusest kinni haarata ja see oli meil esimesel kursuse ajal, kui meil veel praktikat ette ei olnud nähtud, et see on meil alles teisest kursusest hakkasid siis need praktikat käima. No mina olin väga huvitatud sellest, et ma saaks Erasmusega praktikale minna. Ja siis, kuna meil oli muidugi olemas kõik nii-öelda siuke list, et kuhu tallidesse meil on võimalik välismaal minna, mulle muidugi sealt ükski niimoodi huvi ei pakkunud, sest ma ise mulle meeldib just see spordimaailm kõige rohkem. Mind kõige rohkem huvitabki lihtsalt see tippspordimaailm ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kes oleks ratsasportlane, kelle juurde ma tahaksin minna ja just minu treener tutvustas enda iidolit, kelle nimeks oligi Peder Fredriksson, siis ma ja mingi aja teda jälgides sai ka ta minu üheks kindlasti suureks eeskujuks siin spordimaailmas. Ja siis mõtlesin, et okei, ma võtan temaga siis ühendust ja küsin, et kas mul on võimalik koos Erasmusega tulla praktikale. Ja Marleen oli ka väga palju toetas ja aitas suunata, et see asi oleks edukas. Milline vastus tuli ja mis sa siis tundsid? Ma ootasin vist meili vastust 2 nädalat ja sain vastuseks päris lühidalt või ise panin väga, mitte hullult pika teksti, aga vist nägin vaeva selle meili kallal, mis ma neile saatsin. Ja sain ühelauselise vastuse, it could be possible, et see on võimalik, aga we will let you know. Ja siis jäid ootama? Jäingi ootama ja siis kuidagi läkski loomulikult edasi ja see sai teostatud. Vaat ma vastasingi, et see võib võimalik olla. Ma tegelikult esimese kursuse talvel kirjutasin, kuigi praktika alles hakkas teisel kursuse kevadel, ehk siis peaaegu aasta aja pärast. Et siis nad ütlesid, et ma võtaks lihtsalt sügisel uuesti ühendust ja siis ma võtsin ja sealt läks koos Marleeniga edasi. Aga siis on, et eks ole, kas elamine, piletid sinna, kõik see, kuidas sellega tegelemine on, kas seda sa tegid ise, pidid ise ajama või sealt tuli kooli poolt või Erasmuse programmi poolt abi? Ma arvan, et ma ise, ikka Marleen ütles, et tuleb uurida neid ja neid asju selleks, et sa siis sinna kohale jõuaksid ja et oleks usaldusväärne. Meil oli ka tegelikult ennem Jenny, kellega ma siis, kes oli talli manager, kellega me neid meilivestlusid pidasime, meil oli Zoomi kõne ja siis seal Zoomi kõnes me nagu rääkisimegi täpselt selle, kus ma elada saan, kuidas oleks kõige parem viis nendeni jõuda ja siis rääkisime lihtsalt, saigi natuke näost näkku tutvuma ju peab inimesega, ja, et saad neid energiat tajuda. Et jah, see kõne meil oli sealt. Nii, aga jõudsid kohale, mis siis edasi sai? Mis siis tehti, sest ega võistlushobused on, esiteks on nad ju tohutult kallid, üks asi, siis nad on ju väga õrnad, nendega ei tohi ju midagi juhtuda, seepärast, et pikk tulevik on nende peale üles ehitatud, nii edasi, ja siis mingi suvaline tšikk kuskilt Eestist Järvamaa kutsehariduskeskusest tuleb, ega teda ei lasta kohe ju, või lastakse kohe sinna sündmuste keskele? Ei, ka täitsa lasti sinna sündmuste keskele, selles mõttes, ega kusjuures, mis mind ennast ka üllatas, oli see, et tegelikult kui ma kohale jõudsin, siis ma üldse ei mõelnud selle peale, et kui palju see hobune maksab. Kindlasti mul oli mingisugune aukartus ikka nende inimeste ja hobuste vastu, aga see kuidagi, ma olin võib-olla niivõrd endas kindel, et ma nagu saan asjaga hakkama. Ja see ei löönud mind kuidagi rivist välja, et lihtsalt minu juhendaja Jenny, kes oli ka siis tallimanager, lihtsalt juhendas mind, kuidas nende tallis asjad käivad ja nii ma ka tegin. Tegelikult kui see esimene päev, kui ma nende juurde tööle, õigemini esimene tööpäev, siis see Jenny hiljem ütles mulle, et tegelikult oli see täielik kaos, et oleks tahtnud rohkem mind nii-öelda jälgida ja mind tundma õppida selle päeva jooksul, aga põhimõtteliselt minu esimeseks tööülesandeks seal varahommikul oli heinakottide valmis tegemine, neid oli 97 tükki. Ehk siis ma kaalusin hobustele heina hommiku, lõuna ja oote ja õhtu jaoks siis.
et ta olekski nagu rohkem tahtnud mind juhendada, ta ütles, et nii, siin on see tabel ja proovi nüüd sellest aru saada, ma tõesti pean minema. Okei, ta natuke ikka jõudis seletada, sest see oli rootsi keeles seal mingid asjad, aga siis ma jäin nagu omapäid ja proovisin paremini sellest tabelist aru saada, aga ma sain töö tehtud selles mõttes, et aga suhtluskeel sul seal oli inglise või rootsi keel? Inglise keel. Ma tegelikult uurisin ka neilt, et kas ma peaksin rootsi keelt õppima, kui ma teie juurde tulen. Nad ütlesid, et ei ole vaja, et just oleks hea, kui saavad meil nii-öelda õiged päris tallitöötajad ka inglise keeles nii-öelda tööd teha, sest et kui nad käivad rahvusvahelistel võistlustel, on ju vaja ikkagi. Töökeel on inglise keel. Just. Siis sain inglise keelega hakkama. Küll aga nad rääkisid muidugi väga palju rootsi keeles ka ja vahepeal unustasid ära, et ma ju räägin ainult inglise keelt ja siis tuli neil vahepeal meelde tuletada, et oota, ma ei saa midagi praegu aru, et räägige ikka nüüd inglise keeles ka. Aga ma sain see-eest rootsi keelest natuke õppisin seda tõlkima. Aga nüüd on rootsi keel, saad hakkama? Poes suudad asjad ära osta ilmselt? Ei, no ikka selles mõttes niimoodi ei suuda, aga ma arvan, et eriala keele koha pealt ma oskan nii-öelda tõlkida. Kindlasti rääkida päris ei oska, aga... Kui erialast juttu räägitakse ja nii edasi, siis on enam-vähem. Aga no okei, heinakaalusid, mis töid sulle veel võimaldati seal teha? Kindlasti tegelikult, seal oligi heinte tegemine, siis oli hobuste bokside puhastamine, see oli ka täiesti hoopis teise süsteemiga ja väga põhjalikult. Siis hobuste kopeldamine. Mis tähendab hobuste kopeldamine, hobuste väljaviimine, jalutama viimine? Kas just, põhimõtteliselt me viimegi neid karjamaale ja toome neid tagasi sisse, kui on vaja, olenevad siis päevakavast. Ja siis oli kindlasti tallimajandus, ehk siis talli hooldamine, kõik need põranda pühkimine, ämblikuvõrkude äravõtmine ja üldse talli inventaari hooldamine ja jälgimine, et kõik on korras. Ja siis päeva lõpupoolega hobuste hooldamine, et mitte ükski hobune ei läinud boksi ennem, kui nad olid siis ära harjatud, üle vaadatud, et neil ei ole vigastusi, et kabjad oleks korras, ei oleks mingeid kivisi all või kiilu all on siis, või kabja all on siuke kiil, et sinna kergesti tekib hobustel mädanik, et siis me seda kindlasti jälgisime, et oleks korras. Ja ma sain ka need olid siis siuksed igapäevased tööd, aga ma sain ka aidata hobuste mingid treeninguid läbi viia, näiteks platsil tõkkeid tõsta, et reguleerida kõrgust. Või siis sain käia, tegin ka päris tihti vaba jooksutamist, et hobune oli maneežis, see on siis siseruumis olev treeningplats hobustel. Ja seal siis, kui hobune lihtsalt jooksiski vabalt ringi ja siis oligi selline võhmatreening hobusele, et sain nii-öelda maatööd hobustega teha. Selga ma küll ei jõudnud, just seal põhitallis, neil oli küll seal alumine tall ka veel. Tall oli muidu mäe otsas, sellepärast ma ütlen alumine tall, et kus olid neil noored hobused ja seal oli mul võimalik natukene ratsutada. Kas sind võistlustele kaasa ka võeti? Võistlustele võeti kaasa, sain käia alguses mõnedel pisematel võistlustel ja siis ma olin korraks praktiseerisin Jüri Sokolovski juures ja temaga koos ma sain käia Falsterbo Horse Show, mis on siis, oli Rootsi suurim hobuvõistlus. Ma võrdleks seda miniversioonist Gio Akenist, kui keegi teab, kellest see on siis ka üks hobumaailma, üks suurimaid võistluseid Saksamaal. Mis sulle kõige rohkem andis Erasmusega välismaal käimine? Mida sa sealt kaasa võtsid enda jaoks kõige olulisema asjana, mida sa praegu nüüd tagantjärgi mõtled, et ilma selleta minu õpingud ei oleks olnud sellised, nagu nad on praegu? Mis oli kõige sellisem silmi avavam võib-olla? Ma arvan, et ta hästi pani paika selle, mis minu karjääri suuna, et lihtsalt need õppetunnid, mida ma sealt sain, need kuidagi aitasid suunata minu
kui enne seda praktikat ma natuke olin nagu segaduses mitte, et ma teadsin küll, mis ma teha tahan või mis valdkonnas ma tahan olla, aga lihtsalt, mida ma täpselt peaksin nii-öelda siis, mille poole ma täpsemalt pean püüdlema, see andis sellise hea selguse minu karjäärile. Ja kindlasti need inimesed, kellega ma tutvusin, mul on väga hea meel, et selle üle, et ma saan neid enda tutvusringkonda liigitada siis, et just selle jaoks, et kui midagi on, saab alati jah, aga Erasmusega, kui käid õpirändel, eks ole, praktikal, siis seal peab pidama ka praktikapäevikut ja aruandlust tegema ja kuidas sinul see pool välja nägi ja kas seda on keeruline teha või see on lihtsalt üks elementaarne asi, mille peale ei mõtlegi, tehakse lihtsalt ära ja ongi kõik ja kas seda peab kuidagi kaitsema pärast või kuidas selle poolega? Meil oli praktikapäevik, jah. Sinna siis pidime iga päev kirjutama, mida me päeval tegime ja siis kui kaua, ehk siis tundide arvu. Minu jaoks esialgu mulle nagu väga meeldis seda teha. Mul oli seda motivatsiooni, sest see oli ju kõik väga huvitav. Aga muidugi, kui aeg edasi läks, siis see natuke muutus juba tavalisemaks ja võib-olla nagu ei olnud, ma sõna otseses mõttes ei olnud lihtsalt enam viitsimist iga päev kirjutada seda päevikusse neid asju, mida tegelikult sa juba iga päev nagu teed. Et põhimõtteliselt oleks eelmisest päevast copy-paste võtnud, oleks sama olnud. Okei, iga päev ikka oli midagi nagu uut, aga see kuidagi läks väga kuivaks. Aga ma ikka selle lõpuks, ega ei saagi kogu aeg lõbus olla. Ja, tõsi. Aga sa ütlesid, ei saa kogu aeg lõbus olla. Mis teeb hobuelu lõbusaks? Kuidas on tallis lõbus? Sest ma kujutan ette, sellise tavalise inimesena, kraabid seda hobuse sõnnikut, lõhnab ka ebameeldivalt. Hobune on ikkagi suur loom, tal on omad tujud ja tunded ja kui ta sulle peale vajub või surub sind, ega sealt võib haiget saada, kõik sellised asjad, siis ei saa keelest veel aru, oled kodust eemal. Kust see lõbu tuleb? See ongi väga huvitav küsimus, et no ei teagi, ma lihtsalt võib-olla see ongi lihtsalt see, et ma ei tea, võib-olla see hobustega suhtlus on niivõrd kaasahaarav, seda ongi väga raske seletada, miks sa nende hobustega tegeled. Sest ilma ei saa. Ja lihtsalt, see kuidagi ongi lihtsalt elu osa. Ja ma arvan, et need inimesed ka, kui sa juba oled selles hobumaailmas, siis need hobumaailma inimesed on kindlasti kuidagi rohkem, ongi rohkem sinu inimesed. Nad on empaatiavõime on neil kindlasti suur, seepärast, et ega sa hobuse juurde esiteks ei saa minna kindlasti halvas tujus. Sa ikkagi pead taga ju suhtlema, on ju? Ja, selles mõttes küll empaatia, jah. No eks maailmas on igasugu inimesi, aga vähemalt mida ma võin öelda, et Peter Fredrickson, tema oli tõesti, ta on kunstniku hingega inimene ja väga-väga tore meesterahvas ja üldse neil see tiim oli selles mõttes, kuna ta on ikkagist niivõrd tippmaailm, siis seal nagu ei olda nii emotsionaalsed, et see töö on nagu väga selge ja tiimitöö on ka selge, et see oli sellepärast väga mõnus seltskond, kus töötada. Et vaata, hea on ju näha kõrvalt ja ise samas sees olles seda, kui inimestel on siht silme ees ja nendele tegutsemine on eesmärgipärane. Et ei ole niimoodi, et ma ei tea, täna naerame ja siis homme lähme patsutame seda hobust ja üle homme lähme hüppame natukene takistusi, et vaatame, mis saab. Et kõik tegevused on selle jaoks, et järgmine saaks toimuda ja ülejärgmine saaks toimuda. Ja tegelikult seal ma tegelikult, see töö oli küll jube raske, kuna seal igal pool olid ajalimiidid peal, sest meil oli vaja õigeks kellaks kõik valmis saada. Me pidime väga palju asju päeva jooksul tegema, aga ma ikkagi läheks sinna tagasi just sellepärast, et see, kuidas oli tiim üles ehitatud, see tiimitöö, see oli niivõrd professionaalne ja mõnus, nagu mõlema osapoolega nagu kogu aeg arvestati, et ma läheks lihtsalt ainuüksi selle pärast tagasi. Ja see on ka kindlasti üks asi, mida ma tahaks Eestisse tuua ja näidata, kuidas oleks võimalik teha nagu sellist professionaalset tiimitööd. Muidugi see vajab väga sellist õiget mõtteviisi ka. Et jah.
no mul on üks sõbranna, kes ütleb seda, et kui sõidad autoga mööda Eestit ja tee ääres hobuseid näed, siis peab alati ütlema, näe hobused, et kui sa ei ütled, siis sa oled psühhopaat. Et kas hobuinimesed ka ikkagi, kui autoga sõidavad mööda Eestit ja näed hobuseid, siis ütled, näe hobused ja peatad kinni ja vaatad natuke? Ei, tegelikult ma arvan, et kui sa iga päev hobustega tegeled, sa näed ju neid niigi iga päev, et näed seal tee ääres, eks sa võib-olla vaatad, eks sa ikka vaatad, aga see ei ole nagu, pakub lihtsalt huvi, et kellel mis hobused kodus on, aga siis sa vaatad juba teise pilguga, et sa ei vaata lihtsalt, et tore loom, sa võib-olla vaatad, et et ma ei tea, mis värvusega on, milline ta kehaehitus on ja et ei tea. Kas on heas toitumuses? Kuidas hoolitsetud on? Täpselt, et sa pigem võib-olla juba vaatad siis sellise pilguga või lihtsalt, et üks hobune on kuskil. Kas, kui Eestis õppida hobuhooldajaks Järvamaal, kas see tähendab seda, et kui sa nüüd kooli ära lõpetad, siis sa pead ka uue hobuse endale ostma või hobuse endale ostma või saab ikkagi toimetada niimoodi, et sul isiklikku hobust ei ole? Eks mu ikka väiksest lapsest saati olen tahtnud oma hobust, aga nüüd aja jooksul ma olen aru saanud tegelikult sa saad ka ilma hakkama, et sul on alati, ma olen alati proovinud leida omale hobused, kellega ma saan tegeleda, mis tähendab lihtsalt seda, et ma pean siis koostööd tegema hobuse omanikega, kes siis on valmis mulle hobuseid andma, et ma saaks nendega tegeleda. Ja selliseid inimesi on olemas? Ja selliseid inimesi on olemas. Tegelikult ühel ratsasportlasel tegelikult neil ei ole päriselt oma hobust. See on selline üldreegel. On kindlasti erandeid, aga ongi selles tippmaailmas ongi hobuse omanikud, kes siis viivad hobused sportlase juurde ja siis sportlane siis nende hobustega tegeleb. Et omaniku asi on siis nii-öelda maksta. Hobune ette anda. Ja, eks seal kindlasti tehakse mingid tulu või näiteks võistlustel, kui sa võidad, et mitu protsenti sa auhinna rahast saad või sellised asjad. Kas auhinna raha läheb siis ratsanikule või läheb hobuse omanikule või siis seal tehaksegi siis mingid diili, et ratsanik saab mingi osa ja omanik saab siis mingi osa? Just. Aga kumb rohkem saab? Ma eeldan, et omanik vist ikkagi saab pigem rohkem, et muidu ei ole ju motivatsiooni hobuse omanik olla, on ju. Aga see tõesti oleneb lepingust. Kas sul on mõte ka, et millist hobust sa endale tahaksid? Ütleme, kui nüüd unistada saaks, kas on mingi toritõugu, sükene raskeveo hobune või on hoopis mingi Islandi poni või Shetlandi poni või mingi Araabia traavel või kas sa julgeks niimoodi fantaseerida? See ei pea olema, et sa pead selle endale nagu muretsema või saama, aga et kui lased fantaasial lennata? Ma arvan, et ma tahaksin endale sporthobust. Ma praegu konkreetset tõugu ei too, sest et tänapäeval see sporthobune, ta on lihtsalt kõik tuud kokku. Tal ei ole tegelikult sellist konkreetset omapära. Et see ei ole nii, nagu on hobust või koertega, et nüüd on kennel ja seal on ainult väga puhtatõulised, et hobustega päris nii ei ole. Et selles mõttes sporthobused kõik näevad väga sarnased välja, sest et spordi jaoks on vajagi konkreetset konkreetses stiilis hobust. Muidugi oleneb, mis spordialaga sa tegeled. Et mina tahaks just takistussõidu hobust, kes ideaalis ta võiks olla valge, pruunide täppidega, sellised hästi pisikesed nagu tredetähnid. Et mul kunagi oli hobune nimega Haniking, kes oli Connemara poni ja tema oli täpselt, öeldakse, et valget hobust pole olemas, et öeldakse, et ta on hall hobune. Minu jaoks ta on ikkagi, ta on valge pruunide täppidega. Et ta oli täpselt sellist värvi ja ma arvan, et kuna see hobune sai mulle väga hingelähedaseks, siis selle tõttu on mul võib-olla selline soe koht nendele valgetele hobustele, kellel on pruunid täpid. Aga sa siin nimetasid ka natukene hobusporte. Milliseid erinevaid hobusporte üldse tehakse? Takistussõit, see meil on teada, eks see on olümpiamängude kavas ka, eks ole. Koolisõit on, eks ole, kus siis sõidetakse nagu sellist ruutu ja peab väga täpselt astuma ja toimetama. Mis veel on? On olemas kolmevõistlus, mis siis sinna sisse läheb, ongi takistussõit, koolisõit ja siis on kross. Kross on maastikul hobusega siis sõitmine ja tõketest ülehüppamine. Seal on võib-olla mingitest puupalkidest tehtud tõkkid. Jah, just, et ta ongi nagu maastikul metsa vahel või kus iganes põldude vahel.
siis on rakendisport, kus siis hobused on, neid võib, tavaliselt neid on ikka päris mitu seal, ongi sellise vankri ees ja siis nad teevad seal, ma tean, et rakendis ongi, teevadki seal mingid harjutusi, ma nüüd selles valdkonnas väga ei tea, mis nad seal teevad, aga on olemas rakendisport. Siis on kindlasti kestvusratsutamine, kus siis hobused jooksevad pikki maid, näiteks 60 kilomeetrit ja vist on olemas ka isegi selline, ma olen kuskilt internetis silmanurgast näinud, kus siis just nimelt need raskeveohobused veavad mingeid võimalikult raskeid koormaid. Jah, selline asi on ka. Aga ma ei tea, kas see nüüd, ütleme nii-öelda ametlikult spordina eksteerium, ma tean, et seda tehakse. Ma olen ka näinud, aga ma ei ole väga kuulnud, et ta selline spordiala oleks. Aga siis, kui veel takistussõidu juurde tagasi tulla, siis on olemas ka selline, ta on nagu takistussõit, aga ta on kuidagi, seal hinnatakse teisi asju, selle kohta siis öeldakse hunter jumping. See on selline, kuidagi seal on nagu oluline see, et hobune on väga relaxed, selline lõdvestunud, kui ta hüppab. Seal väga hinnatakse seda, kuidas on ratsaniku tehnika. Et kui takistussõidus on oluline, et oleks piisav, kiire ja puhas sõit, et ühtegi takistus sul alla ei tule, siis seal pigem nagu vaadatakse seda, et kuidas sinu ratsaniku tehnika on, kuidas on hobuse tehnika. Aga kuidas tekib side hobuse inimese vahel ja milline see on või mismoodi seda sidet hoitakse? No ma ise olen koera ja kassi omanik, et ma sellest saan aru küll, kuidas on side näiteks kassi ja inimesega. Kassiga ja inimesega side väga lihtne. Kass tuleb, paneb sulle käpaga, et tule anna mulle süüa, siis annad talle süüa, siis ta korraks tuleb sulle sülle, siis ta silitad ja siis ta läheb minema. Võib-olla veel ammustab sind enne äraminekut. Aga kuidas on koera kuidas on hobuse ja inimese suhe? Ja kuidas seda hoida ja paremini nagu välja näidata ju ka? Jaa, see on kindlasti hoopis teistmoodi, eks selles mõttes ta on ikka ju sarnane kassi ja koeraga, et sa pead ju saama loomaga kuidagi asjad aetud mingis täiesti teises keeles. Kindlasti sa pead esialgu, kui sa oled võõra hobusega, sa pead usalduse ikkagist võitma. Et ta oskate, võib-olla oleneb muidugi, kui hästi hobune on kõik õpetatud, kui vana ta on, aga et sa pead seal hobusest inimene peab kogu aeg hoolitsema. Tänapäeva maailmas see lihtsalt nii on, et hobune ei saa elatud ilma inimeseta. Et lihtsalt muidu läheb see elu hobusel väga kehvaks. No ja ega hobune ei saa ju niisama minna ja kuskilt midagi suvalist sööma hakata, ta läheb kõht korrast ära ja võib väga halvasti minna. Selles mõttes hobune, ta võib küll olla nagu vabalt, ta saaks, ma arvan, et ta tegelikult mõnes mõttes ikkagi saaks hakkama, aga lihtsalt tänapäeva ühiskonnas kõik need autod, kuskil suured maanteed, et kui hobune tahab liikuda vabalt, siis ta ei saa seda teha, eks? No ta tegelikult ei saa, ta saabki ennast lihtsalt, nii nagu näiteks põder metsa vahel on ju, aga seal kaasnevad ka mingisugused ohud, eks ilmselt sporthobune, nad on lihtsalt nii harjunud juba koos inimestega elama, et see lihtsalt, ma arvan miskipärast, et kui inimesed ei hooldaks neid hobuseid, nad olekski lihtsalt pilla-palla kuskil maailma peal ringi, siis ilmselt ma arvan, et nende eluiga ei oleks praegu. Kui praegu lihtsalt lastakse ikka hobused lahti, siis nende eluiga oleks väga lühike. Et me kindlasti panustame väga palju sellesse, et hobused oleksid terved ja saaksid võimalikult head elu elada. No sest tegelikult on nüüd teada, et Breževalski hobused, kes siis Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi piirkonnas jäid elama, või ma ei tea, kas nad põgenesid, kus seal on ikkagi karjad praegu, et nad tegelikkuses lähevad mingi aja pärast looduses, saavad uuesti hakkama, aga nagu sa ütlesid, et nende eluiga läheb lühemaks, eks ole, nende elu on kiirem, intensiivsem, metsikum, aga kindlasti ka traagilisem. Ja seda kindlasti, et jah, tegelikult, kui rääkida sporthobusest, siis muidugi oleneb, mis kliimas see hobune on, aga näiteks Eesti kliimas selline klassikaline soojavereline, kes ei kasvata endale talvekarva, tema ilmselt talvel ei saaks väga hästi hakkama. Külm on, täpselt. Nagu meilgi. Jah, et siis tulebki inimene nagu appi, et
et hobustel käivad sellised talvetekid peale, no grammide järgi, et siis näiteks 100 grammi või 200 grammi, et oleneb, mis ilmastiku olu on. Millise soovituse sa annad nüüd inimestele, kes on kutseharidust omandamas näiteks ja tekib see praktika küsimus ja saavad teada Erasmus pluss programmist ja õpirändest ja praktika võimalust. Kas sa soovitad minna välismaale? Jaa. Sa küll jutu sees juba natukene soovitasid, aga sa soovitad minna välismaale? Jaa, ma kindlasti soovitan minna välismaale, sest et see avardab nii palju silmaringi, et kui sa jääd nagu omasse mingisugusesse mulli või keskkonda, siis tegelikult see, kui suurt pilti sa näed, see jääb väga kitsaks. Et see on nagu enesearengule annab väga-väga palju kaasa. Et isegi kui ta on võib-olla intensiivsem ja tuleb mugavustsoonist välja, siis samas võiks ju mõelda, et kui palju sa tegelikult sellest saad. Et ega mul see Rootsi praktika ka nüüd nii mingi hullult lillelile ka ei olnud, sest et ta ikkagist viis väga palju mugavustsoonist välja. Kas koduigatsust ka tuli? Seda nagu ei tekkinud. Seda ei tekkinud, aga lihtsalt võib-olla oligi just see kultuuride kokkupõrkumine. Sellest peab küll nagu hoiatama, et kui kuhugile teise kultuuri minna, et sealt võib tekkida natuke neid pingeid. Et eestlased on pigem sellised otsekohesemad, siis seal Rootsis ma natukene ehmatasin neid ära, aga me saime nagu kõik tagasi jonksu, et oli see esimene ehmatus nii-öelda ära. Nad said ka aru, et erinevad kultuurid. Et siis, jaa. Et igal juhul võiks minna õppima. Aga kui ei oska veel keelt nii hästi ja kardad äkki jääd hätta ja ei saa seal aru ja nii edasi. Kohapealne elu tegelikult õpetab seda palju paremini kui koolitunnis. Just täpselt. Ja tegelikult, ma ei tea, kehakeel on ka olemas ja saab hakkama Google Translate, telefon, kõik on olemas, et sellepärast ma arvan, et ja tegelikult ma tean, et Erasmus pakub ka tasuta nii-öelda keelekursust ennem, kui sa lähed praktikale. Nii et kõik on endas kinni ainult. Jah, just täpselt. Suurepärane. Te vaatasite Erasmusega üle ilma ja tagasi õpirände podcasti. Mina olen Indrek Vaheoja, Triinu Edela oli külas. Suur aitäh sulle, Triinu, ja edu sulle Saksamaal ja muidugi tagasi tulles õpingute lõpetamisega Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Ja, aitäh!